Kajar Pilv on siis minu selline täisnimi. Olen siis pärit sellisest kohast Kesk-Eestist nagu Aravete. Aravetel on ka selline koht olemas nagu Aniste karjäär ja Aravete krossirada. Motocrossiga ma reaalselt, kui nüüd võtta nagu aktiivselt, ma olen tegelenud sellist nagu päris aktiivset sõitmist äkki 6-7 aastat, et ülejäänud on kõik olnud siuke nagu suht nagu nalja tegemine, lihtsalt käid ja proovid, aga siukest nagu mingit sõitmist nagu ei ole, et siis on olnud mingid vigastused ja mingi hetk oli siuke aeg 3 aastat, kus ma nagu üldse ei sõitnud ja ei käinud isegi raja peal trenni vaatamas, aga minu päevakava on selline, et ma ärkan hommikul, mul on peas motocross, ma vaatan mingit motocrossi videosi, ma lähen magama, mul on motocross, ma teen päeval igasuguseid erinevaid oma toimetusi, töid ja asju, mul on ainult motocross. Et aga pärit ma olen siis jah, nagu Aravetelt, nagu ma ütlesin, ma olen pärit suurest perekonnast, ei olnud jõukas perekond, aga tollel hetkeni, kui mu ema ja väikeõde ja väikevend surid, siis oli perekond hästi kokkuhoidlik ja ka siis peale seda siis see nagu lagunes ja et ma olen nagu suht noorena ikkagi üksinda hakkama saanud ja siuke huvitav hunt nagu ja proovinud lihtsalt toime tulla. Minu armastus siis motocrossi vastu, pigem võiks rääkida siis fanatism motocrossi vastu algas, ma arvan, sellisest 96-97 aasta, kui ma olin selline suht noor poisike ja minu maakohas siis oli mul selline minu jaoks tollel hetkel üks motocrossi iidol oli siuke nimi nagu Tullio Martin. Ja Aravetel siis Annisti karjääris sai siuke motocrossi raja ehituse alguse, kuna siis Tullio ja minu vend hakkasid seda rada ehitama ja seal siis nad sõitsid erinevate siis mootorratastega, olid need siis Z-id ja mis iganes seal neid oli. Sealt siis sai selline väike nagu leek alguse, ma arvan, minu siis selline nagu põletav soov sõita või põlev soov sõita siis krossi ja nii see siis on sealt kuidagi nagu läinud nagu ülesmäge ja allamäge ja igat pidi, et siis tollel hetkel siuksed sette sai proovitud ja olid mingid vanad tossud ja kingad jalas, millega käidi siis sõitmas ja siis oli, ma ei mäleta nüüd täpselt, mis aasta see oli, aga siis, kui see asi nagu tõsisemalt käima läks, siis oli, kui ma tutvusin mu praeguse elukaaslasega ja lapse emaga, et aastal siis 2008 oli siis selline, minu meelest oli äkki 2008, jah, oli siis selline aeg, kui siis ma sain endale organiseeritud esimese motocrossi tsikli ja muidugi see oli siis kõige võimsam ja kõige vingem pill üldse, mis minu jaoks maailmas oli olemas, oli 450 Honda. Ja siis sellest hetkest saadik on siis olnud mulle mega suur iidol olnud kogu mu elu on siuke sõita nagu Juss Laanso. Juss Laanso käest sai siis ostetud see 4,5 ja sellega siis hakkas kõik see motocrossi elu pihta. Ma ei teadnud tegelikult motocrossist nagu midagi, et ja siis kui ma kolisin Helsingisse elama, kus ma siis tutvusin oma eelnimetatud siis elukaaslasega, lapse emaga ja siis tekkis võimalus hakata nagu selle asjaga nagu mingil määral tolle hetkel siis nagu mega tõsiselt tegelema ja siis ma tutvusin ka siin Helsingis ühe siis inimesega ja tema siis oli üks Robi, kes siis, kellega me hakkasime siis trennis käima ja päris tõsiselt nagu vaeva nägema, et
ma arvan, mingi 5-6 korda nädalas käisime sõitmas, meil oli selline karjäär, kus siis õppisime ainult tehnikat, ainult kuidas on käed, kuidas on jalad, mis tähendab pidurdusasend, kuidas käike vahetada. Ma arvan, et sellest hetkest ma siis tundsingi, et see on täpselt see asi, mida ma tahan teha ja ma olen nõus nagu mida iganes selle nimel tegema, et saaks ainult sõita. Kui sul ei ole nagu rahalised võimalused sellised, et sa saad endale lubada erinevaid nagu rattaid, varuosasi ja mingisuguseid toetajaid, tollel hetkel ma ei teadnud üldse, mis see tähendab, eks mingisuguseid toetajaid oli võimalik saada, aga kuidas neid saada, ma ei teadnud ja oligi selline hetk jah, kus oli siis mingisugused tiimikavatsused, mõtlesime, ütlesin, et teeme tiimi, teeme mingisuguse meeskonna ja siis mulle öeldi, et kuuled, et Pilv, et sa oled peast täitsa segi, et meie suguses vanuses, kes meid ikka toetab, aga kuidagi need asjad nagu läksid niimoodi, et me saime toetajad, meil oli selline päris nagu toimiv nagu tiim ja kõik asjad nagu toimisid päris nagu mingi hetkeni päris mõnusalt. Ja selline üks, ma arvan, õnnestumaid aastaid oli äkki 2019 vist, kui ma suutsin siis nagu päris siuksed nagu mõned sõidud nagu võita ja head tulemust teha nagu. Aga tollel hetkel see tundus nagu äge, aga samas tegelikult see on üks mu rumalamaid otsuseid kogu mu elus. Tegelikult, kui nii võtta, siis ma hakkasin väga-väga hilja nagu sõitma, aga ma olen nagu alati endale nagu sisestanud, et kunagi ei ole hilja, kui sa julged küsida inimeste käest nagu nõu ja õpetusi, kuidas nagu sõita ja õnneks mul siis on, või kahjuks, ma ei tea, ma ei oska nagu öelda, on siuke külg mul, kus ma nagu ei karda nagu mitte midagi kellegi käest küsida ja kellegi juurde nagu minna siis jutuga, et äkki saaks mingit abi ja äkki saaks mingit õpetust ja nii edasi. Aga minu ümber on jäänud väga palju häid inimesi, et ei saa öelda, et palju häid inimesi, aga piisav kogus inimesi, kellega ma siis saan asju teha ja praegusel hetkel siis ma sõidangi mägireisingus, Refit 24 mägireisingus Indrek Mägi, kes on nagu väga super inimene ja aitab meeleldi ja hea nõuga. Ja ma teen seda edasi nii kaua, kui ma suudan ja mul on väike poiss, kelle nimel ma seda kõike praegu teen. Kõik, mida ma teengi tema nimel, et tema saaks sõitma hakata ja et talle pakkuda siis kunagi kõike seda, mida ma ise olen valesti teinud, et selle põhjal olen ma siis õppinud, mida tuleb nagu õieti teha ja mida selle jaoks teha, et hästi sõita. Pere on kannatanud kõige rohkem ja ega mu elukaaslane ka eriline motokrossi fänn ei ole, aga elu on läinud kuidagi niimoodi ja me elame kohe juba 16 aastat koos, et siis ma alati nagu kuidagi hommikuti sisestan endale, et midagi ma ikkagi teen siin õieti. Ja see motocross, see on minu fanatism, see on minu elustiil. Ma tahan seda teha, mulle meeldib see, mu lapsele meeldib see, kuna ta elab iga päev selle sees. Ja
ma lihtsalt naudin seda ja nagu ma ennemgi mingi hetk mainisin, et sa elad iga päev selle nädalavahetuse nimel, millal saaks sõita, millal saaks sõita, millal saaks sõita. Pigem ma käin sõitmas, teen trenni, ma olen esmaspäeval tööle, ma olen kuidagi nagu positiivsemas meeleolus, kui ma sõita ei saa, mul on nii negatiivsust täis, ma olen tige, ma olen nii edasi, et aga motokross on äge ja ainuke vastus ongi see, et paneme edasi ja nii kaua, kui tervis lubab ja kannatad, siis teeme seda.